Hei, Maris siin Nauding Energiast kanalil taas teid tervitamas. See video on kõigile neile, kes on kunagi elus tundnud, et ei oska ennast väljendada või ei oska näiteks esitlusi teha, arvab, et ei ole tugev enese väljendamises, rääkimises, kirjutamises. Kust mul selline mõte tuli? Kui sa vaatasid mu eelmist videot, kus ma rääkisin generaatorite eluviisist, siis kui rahulolus ja naudingus olekut, siis alguses ma mainisin, et mul on see mõte olnud juba mitu päeva, aga et ma ei ole osanud seda vormi panna. Ja kui ma selle lause välja ütlesin, siis ma kohe tabasin ära, et siin on üks nupukene Human Designi energiakeskuste valdkonnas, mis võiks olla abiks näiteks sinule, kes sa kuulad seda. Sest et minul endal on Human Designis just selles energiakeskuse valdkonnas, eneseväljenduses ja mõtete ritta panemises olnud väga tähtis osa. Et nagu sa näed, siis kinnitus sellest, et kuna ma ju filmin seda videot ja lausa avalikustan selle, siis mingil määral mul ju peab olema vähemalt enesekindlust või usku endasse, et ma suudan mingit sõnumit välja anda. Aga kus on see nipp siis? Võib-olla paar videot tagasi oli see peakeskuse video. Vaata, kui sa vaatad seda Human Designi kaarti, siin on need ruudukesed ja kõige ülemine, see, mis ei ole värvitud. Et see tegelikult mul on siin praegu kõrikeskuse lehekülg, aga alustame sellest kõige ülemisest peakeskusest, ülemisest kolmnurgast. Et kuidas need energiakeskused siis töötavad selleks, et lõpuks saaks inimene ennast väljendada. Et kõigepealt siis see ülemine peakeskus toimib survekeskusena. See tähendab seda, et ülevalt siis pannakse energia liikuma. Ka all on survekeskus ja siis omavahel nad siis panevad nagu energia liikuma ja igal ühel ongi siis individuaalne see energiavool nii öelda. Et sinu Human Designi kaart, kehakaart, ongi justkui piltlikult sinu voolusüsteem. Nagu igas majas on võrgusüsteem, vool läheb läbi juhtmete, täpselt kus see skeem on. Et piltlikult võttes siis Human Designi kaart on see asi. Kui sul seda veel ei ole, siis koosta omale kaart. Internetis saad panna otsingusse, kas eesti keeles koosta oma Human Designi kehakaart või inglise keeles Get your Human Design chart. Et sealt alustad pihta oma sünniajaga, sisestades sünniandmed. Nii, aga siis nendest energiakeskustest. Et see ülemine peakeskus paneb siis nagu energia liikuma. Eneseväljenduse mõttes see siis nagu annab selle sisendi, et see ülemine peakeskus vastutab inspiratsiooni eest, annab meile sisendiks küsimusi, millele vastuseid otsida, millele mingit arvamust avaldada või siis mingit probleeme, mida lahendada. Sealt edasi läheb energia käima ja läheb siis mõttekeskusesse. See on sealt ülevalt teine selline kolmnurgakene. Ülevalt teine kolmnurgakene mõttekeskus vastutab siis selle mõtteaine struktureerimise eest. Et ta mõtestab, annab vormi, analüüsib, leiab ratsionaalseid lahendusi. Ühesõnaga siis või siis ka
paneb paika mingid arvamused. Ja kõige lõpuks see energia liigub alati kogu kehakaardis, liigub energia alati kõrikeskusesse. See nüüd see, mis siin on värvitud ära, see kuubik, et see on Human Designi kaardi selline keskpunkt, et kõik teed viivad Rooma, kõik energiakanalid viivad kõrikeskusesse, sest siit tuleb see, kõik meie ideed, kõik tegevused tahavad saada mingit väljendust, kas siis suuliselt või lausa nagu vormi saada, füüsiliselt manifesteeruda. Nii, et see mehhanism on siis ülevalt alla. Aga mis juhtub, kui see kõrikeskus on avatud? Et need energiakeskused võivad olla kas valged, siis seest värvimata ehk avatud, vastuvõtlikud. Et seda ma olen juba rääkinud ka eelnevates videodes, aga igaks juhuks ma kordan, et võib-olla kui sa esimest korda satud siia kanalile ja ei ole veel oma kehakaardiga tuttav, siis valged võtavad vastu ümberringi keskkonnast, teistelt inimestelt mõjutusi, energiat ja need seest värvitud energiakeskused on defineeritud ehk fikseeritud ja neil on oma kindel ja usaldusväärne selline energiamuster ja toimimisviis. Ja need annavad siis välja ja mõjutavad teisi. Aga kuhu ma siis oma selle pika jutuga nüüd jõuda tahan? Tahan jõuda selleni, et minu enda energiakaardis, siis minu enda Human Designi kaardis on kõik need ülemised 3. Et vaata huvi pärast enda kaardis ka, mis sinul on värvitud, mis sul on värvimata, kirjuta kommentaari, saame koos arutada. Minul on kõik need 3 ülevalt peakeskus, järgmine mõttekeskus ja kõrikeskus. Kõik need 3 on värvimata valged. Ehk siis tähendab, et minul on kõik need ülemised 3 avatud, vastuvõtlikud ja muutlikud. Ja võib-olla siis keegi teist, sina, kes sa vaatad ja arvad, oled alati arvanud, et sa ei oska ennast väljendada või et ei tule nagu hästi välja selline mõtteavaldus, siis võib-olla lihtsalt sa ei ole veel täna teadlik sellest, et kuidas need mõtteasjad toimivad. Mina arvasin alati, et koolis näiteks, kui pidi mingid kirjandid kirjutama, ma tulin sellega toime, mul olid head tulemused, aga kui ma näiteks mingis vestluses pidin osalema ja mult küsiti arvamust, no ma ei tea, oletame ühiskonnaõpetus, jah, oli mingi selline aine või mingid sellised nagu sotsioloogia, sellised nagu arutlevad ained. Ja siis ma nagu ei osanud eriti arvamust avaldada, sellepärast, et minule oli jäänud alati mulje, vaata, meid ju mõjutab, vaata, siit tuleb see conditioning, see mõjutatavus. Et minul oli selline arusaam, et inimesel peab olema arvamus. Üks konkreetne muutumatu arvamus mingite asjade kohta siis. Aga minul ei olnud seda arvamust. Ja siis ma tundsin ennast nagu kuidagi kehvemalt selle pärast. Aga kui ma sain oma Human Designi kaardi kaudu teada, et mul ei peagi olema konkreetset arvamust, sest et see ülevalt teine mõttekeskus, mis mõtestab, paneb vormi siis ideid ja ka avaldab arvamusi, vastab küsimustele. Et kui see mõttekeskus on avatud, vastuvõtlik, valge, siis sellel inimesel ei saagi olla mingit sellist nui neljaks arvamust või mingit prioriteeti või sellist nagu printsiipi. Et avatud mõttekeskusega inimene näeb nagu ühes asjas palju vaatenurkasid. Ja minul siis nagu oligi ka ilmselt sama asi, et kui me pidime mingi teemast rääkima, siis
kuna ma tundsin, et mul ei ole nagu ühte konkreetset arvamust, et tegelikult ju võib-olla nii ja võib-olla naa, et siis ma nagu kartsin võib-olla ennast väljendada või nagu ei pakkunud huvigi see väljendamine. Aga täna ma olen aru saanud, kuidas see mõttekeskus töötab. Et oletame näiteks sinul, kui sa pead, kui sul on ülesanne näiteks kas tööl mingi esitlus koostada või mingi ettekanne või on sul mingi kirjatükk vaja teha. Kui sinul on see valget värvi, see mõttekeskus ülevalt teine, siis on nii loomulik, et sa võid ühest teemast, oletame, sulle antakse kirjandi teema, et siis see sisend on olemas, inspiratsioon on olemas, surve tuleb. Aga nagu sellest ühest teemast sa võid 100 moodi panna kokku selle vormi või selle mõtte või mis vaatenurgast sa siis seda teemat nüüd hakkad lahkama. Lihtsalt nipp on selles, et täna valin ühe nendest variantidest ja usaldan ennast, et see on see õige siis täna, et ju siis täna pidi nii olema. Et see on siis selle mõtte vormistamine ja selle mingi arvamuse või mingi esitluse vormistamine. Et see on normaalne, see on täiesti okei, kui on palju erinevaid arvamusi ja pole sellist nagu jäärapäist mingit printsiipi. Et need inimesed, kellel siis need ülevalt teine see mõttekeskus on seest värvitud, ma näitan jälle seda sama pilti ülevalt teine, ikka räägin sellest samast mõttekeskusest, kui sul on see värvitud, siis see tähendab, et see on defineeritud ehk püsiv ja nendel inimestel ongi loomuomane, et neil on asjadest mingi oma arusaam ja neil on raskem meelt muuta, mingeid teisi vaatenurkasid näha ja nemad ongi sündinud niimoodi, et peegeldada siis, et siis anda välja maailmale neid oma tugevaid arvamusi ja oma tugevaid nägemusi. Nii. Ja lähme edasi kõrikeskuse juurde, et kõik need ülemised 3 siis moodustavad sellise kombo. Ja siis see energia, see surve, mis sealt ülevalt pihta hakkab, tuli sisend, oletame kirjandi teema, tuli see kontseptsioon, see mõtestamine, see tuli sealt mõttekeskusest, siis see vorm, et täna valin sellise sõnastuse ja sellise arvamuse ja kõik see siis tuleb nagu välja siis selle ülevalt 3. kõrikeskuse kaudu. Ja see on väga-väga tähtis keskus. Ma juba mainisin, et minu kaardis on see valge samuti ja ka muutlik ja vastuvõtlik. Mida see tähendab? Kas sinu kaardis on see valge või värvitud? Et kui see on valge, siis see tähendab seda, et inimesed avatud kõrikeskusega, nad võivad ennast nii mitut erinevat moodi väljendada. Neil ei ole sellist konkreetset, ühte tugevat eneseväljendusviisi. See sõltub palju sellest, mis keskkonnas nad on, mis inimeste seltskonnas nad on. Sellisest, nad on ümbritsevast energiast mõjutatavad siis kõrikeskus. Ja see võib ka siis tekitada sellist tunnet, kui sa ei ole teadlik veel oma selle kõrikeskuse toimimisviisist, et see sinu väljendusviis või rääkimine või kirjutamine, et see on nagu mitte piisav. Et avatud kõrikeskuse inimese mitte mina küsimus, siis igal energiakeskusel on oma mitte mina küsimus avatud energiakeskuste puhul, on see, et kas ma otsin tähelepanu. Et avatud kõrikeskusega inimene võib olla väga lobisev, sellepärast, et kõik see energia, mis ta vastu võtab siia kõrikeskusesse, see justkui ladestub sinna
ja tekib selline surve seda vabastada. Aga kui ta kõrikeskus ei ole ühendatud mingite kanalite kaudu, näiteks minul ei ole seal mingeid teisi kanaleid kuhugi ühendunud, siis see energia, see eneseväljenduse energia, kõik, mis siit nagu tuleb, see idee, kirjand, mis iganes esitlus, et siit ta nagu ei saa välja enne, kui see kõrikeskus aktiveeritakse.